nüüd me oleme täis Kata Beachil, Kata rannas. Ööbime Kata Palm hotellis. See hotell on siis suht suur, ta oli mingi 3-täriline hotell muidu, aga kohti on hästi palju ja basseinid seal hotelli hoovis on ka täitsa korralikud. Ja nüüd me läheme siis õhtul välja, et süüa otsima. Ennem me käisime, siit linna pealt leiab küll täitsa palju asju. Näed, see on see kass, kes öösel märatses. Eile öösel sellised kassid kaklesid oma vahel. Kisa oli nagu nii palju. Kiisu oli väike kiisu. Ja siin ees juba valmistatakse ette jõlludeks. Kui näha, siis seal on see, mitte hobused, vaid need põhjapõdrad kaarikuga. Ja teisel pool, vaata proovitakse sellest ka pilti. Ja hotelli nimi on ka nagu tuledes paistab siin maas. Jaa. Oled sa mõelnud, et miks see on kaarik, mitte saan? Ma arvan, et kaarik on neile rohkem nagu tuntav, omasem kui saan. Mille just siin pole lund ju. Me oleme praegu hotelli juures basseini ääres. Eile ei käinud veel, sest siis me jõudsime liiga hilja ja siis räme uni oli, siis me magasime. Nii et tulin siia, et näidata, kuidas välja näeb. Seal on siuke kosk, kus saab alt läbi ujuda. Siin on nagu kompleks koosneb sedasi nagu 4 hoonest, nii et igas küljes on nagu 1 hoone. Ja siis siin keskelt jookseb nagu selline ringiratas bassein, kus saab ringi ujuda. Kuigi jah, siinpool on sügav vesi, mis on vist üle meetri, sealpool on hästi madal, mulle mingi natuke alla vöö. Siis nagu näha siit, vaata, tubadel saab otse vette minna, mis on hästi huvitav. Kahjuks meie küll oleme seal 3. korrusel, nii et meie ei saa. Aga kui sa väga julge oleksid, sa võiksid vette hüpata. Sest siin on ikkagi üle meetri vett, nii et kes ikka tahab, see saab hüpata ka. Nii, eile võtsime jäätist poest. Täitsa okei jäätis oli, kuigi mitte nii aga moodsad. See oli see külmutatud jäätis, kus nad selle panni peal kohe teevad seda. Ja siis panevad mingi maitsega, mis sa tahad. Kerli võttis kookost, mina võtsin braunit. Ma nagu ei tundnud seda oma braunit sealt ära. Kerli kookost oli natuke tunda, rohkem kui minu braunit igal juhul. Maitset oli natuke vähe, eri maitset. Nii, kas midagi oli? Nüüd on lühivaade basseinile. Kerli seisab seal. Mis siin siis on? Esimese korruse toad saavad otse vette minna, näed, neil on magamiskohad siin ja otse astmed siin ja siin on mingi naisterahvas, kes kallab vett ja see on päris riie, ma katsusin ennem. Lisaks siin on ka siuke mullivanni moodi koht, kus sa istuda saad. Me proovisime seal istuda, mullivann on ikka parem, sest sellel nagu jõudu ei ole, survet ei ole. Aga miks ma siia praegu filmima tulin, oli see kosk. Et põhimõtteliselt saab läbi ujuda. Et seest läheb tee läbi, et jala minna. Nii et aga siit poolt saab siit läbi minna ja siis teiselt pool on ka. Et 2 pool on kosk, jube põnev asi. Ma pole sellist varem näinud. Aga praegu ma sealt läbi ei lähe, sest mul on telefon ja ma ei taha, et see katki läheks. Siin saab süüa pitsasid ja asju, see on vist muud tai asju ka. Ma ise imestan, et söögikoht keset hotelli, et kes siin sööb, aga siin on päris palju inimesi istumas. Aga okei, ma panen tagasi. Nüüd oleme lõunat söömas. Jaa, oleme küll. See hotelli kohal on lähedal mingi söögikoht, vist oli mingi, mis ta nimi oligi, mingi Andamansi, siin on isegi wifi olemas. Ja siis mõtlesin, et teen pilti sellest. Näeb selline välja. Siin eilses kohas, kus me käisime söömas ja tänases, need toidud nagu tunduvad nagu sarnased olevat. Aga paljudes kohtades seal lisaks nendele tai asjadele ja Hiina asjadele ka mingid Euroopa asjad, need burgerite, steiki ja friikaid saab praktiliselt igalt poolt. Vart saab toidu kätte ka. Ma tellisin ise seda ananassi. Mina sain päris hea maitsega kohvi. Ei ole lahustu. Ja tänava peale on näha, see on tänavast 2 sammu eemal. Ja meri on tegelikult seal pool. Siin on see merega paralleelne tänav. Ja seal vahepeal on mingi ala, ma ei tea, kas see on mingi pargi moodi asi või on see mingi hotell. Ja põhimõtteliselt siit otse tegelikult läbi ei saagi, et saab ainult sealt vasakpoolt või paremalt poolt mingi ringiga saab mere äärde. Aga hotellibassein oli okei. See on meil vaaderõdult. Ennem käisime ujumas,
siis me pikutasime seal. Ja seal oli see koht, kus need kosk on. Et siit on isegi näha, kuidas sealt vesi natuke voolab. Ja see suur ring, kus sai ujuda, oli siit. Sealt. Ja siis siit kaudu tagasi. Siuke päris suur paare tundub ka siin palju olevat. Siin on üks. Seal on teine. Ja seal taga oli kolmas ka veel. Hotell öössel. Seal oli see, kus me ujusime. Kätt polegi näha. Siit on näha vett natuke. Kõik on suht pime. Kui üle tee vaadata, siis seal on ka siuke 4-korruseline maja, kus on erinevad toad. Ja kõik need ööd, kus ma siin õhtut, kui ma vaadanud olen, siis minu arust suht enamus toad tunduvad olema pimedad. Et ma ei teagi, kui palju siin praegu külastatavus on. Et see on nagu eilegi umbes 3-4 rõdu on valged, tubades ka väga palju tuld ei ole, et põnev. Linnamüra on ka kuulda. Praegu taevas on pilved, need ei paista välja. Aga muidu me oleme siin taevast näinud ka neid laterneid, neid, mis tulega õhku lendavad. Alguses mõtlesime, et on mingi täht, ja siis lõpuks Kerli mõtles välja, et tegemist on laternaga. Sest ta oli liiga madalal ja ta oli nagu liiga siuke kollane.